võistlustes, nii et läheneb vääramatult 500 selle piirile, mis on ikka nagu väravate taga, kui ka siis seal varumängijate pingi taga, siis ja lähedal oli esimene praegu, nurgalööte saab kätte seal väljaku nurgas, 1-1 vastu üritab ette võtta, läheb läbi, kastis, aga värava ette seal siiski appa ja ikkagi oli Kuressaare lõpus välja. Andreas lööb kaugelt! Esineliku klubi ja mõlemad jäid 0 peale nüüd. Hea läbiminek jällegi ja saab Vaino jala vahele, aga Haristus on tagant ja ilus värav 33. minutil ja Talu, kes siin mõni minut tagasi säras driblinguga, nüüd särab tugeva löögiga Karistusele tagant ja Aland isegi ei läinud hüppesse. No ja Kuressaare on väärinud seda väravat, et ma ütleks ausalt, nad on mänginud hästi. Ja täiesti nõus. Siin... Opa, nüüd Marko Luka eksib praegu. Mida ära sai jala vahele, söödab kõrvale ja teeb konksu ja lööb ja Nõmm päästab, aga nüüd Maarin ja ütlesid, et on silma paistmatu ja selle peale kohe lööb. Nii see käib, eks ole, nii see käib, jah. Ja ütleks siis niimoodi, et vastu mängu käiku, aga selleks oli ka oma kindel põhjus, et Marko Luka oli see mees, kes eksis siin suhteliselt lihtsa sööduga, hakkas Brunnile äärde mängima ja palli kaotus sealt tuli ja võib-olla Tammeka kiituseks seda initsiatiiv on ikkagi Tammeka käes. Ja tuleb sealt lang ja nüüd Hidara ja pall on väravas ja Koskor tähistab seal ilmselt tema... No see oli õnnelik värav, tabab küllaltki tugeva löögiga Kuressaare kaitsjat ja sealt see pall põrkab väravasse, et ja Tammeka läheb 2-1. Andreas võidab palli ja Demidov. Andreas läheb ise, ründab liini tagust ja samamoodi Demidov otsib palli. Aga... Ja tuleb löök posti! Jürisoo. Siis tehtud see uus brasiillane ja nüüd paremalt tootlik palju ära ette. Ja natuke on Tammeka siin surumas. Ja Tammeka parema kaitse tsoonist. Võtta Demidov mitu korda sellesse positsiooniga tõusis, nüüd on ohtlik Kuressaare kastis. Aga mis tõrje teeb praegu... Lühidalt madalalt siia Talu tõsta päris ohtlikusse tsooni ja Saisa mängib seal kokku Saarega, Talu uuesti otsib seda vasakut jalga ja nüüd Kivi ja seal see pall on, et selline piljard seal kastis käest põrkas ühest mehest teisele, kolmandale, neljandale, otsiti seda löögipositsiooni. No see oli ikka natuke ikkagi õnnelik värav, oli või? No seal nagu mitu korda saadi jalg vahele, aga need pallid läksid saarlastele tagasi. Viitevahetust võib-olla tõesti posti teha ei tahaks. Eri nüüd jõuliselt tegutses ja tuleb siia piili peale ja Demidov! 3-2 Kuressaarele 77. minutil. Ja ma ei tea mismoodi, aga Kuressaare on ikka täielikult selle mängu endale haaranud ja löönud 2 väravat. No täpselt, et mis... Oli ju näha, et neil oli raske seda mängu pöörata. Isegi siin joone ääres praegu väikesel territooriumil väga hästi mängiti ja nüüd Tammekal hea võimalus. Lisboa lööb päris ohtlikkust. Ja kogu lugu ja FC Kuressaare võtab siit Tartu Tammeka vastu 3-2 võiduga 3 punkti turniiri. Tartu Tammeka kapten ja väravavaht Richard Aland täna 2-3 kaotus, selline huvitavate pööretega mäng, vahepeal olite kaotusseisus, vahepeal eduseisus. Mis sa ise selle mängu kokkuvõtteks ütleksid? Jah, olen nõus, selline üles-alla ja kuidas öelda, mõlemad meeskonnad skoorisid rohkem siis nagu, kuidas öelda, keerulisema poole peale. Ehk siis nagu, jah, see tuul oli selline päris kõva ja päris sellist, kuidas öelda, esimesel poolel sellist, päris kõik ei saanud selle palliga teha, et oli päris ekstreemne, aga vana hea klassika, et tingimused on mõlemale võrdsed ja täna niimoodi. Poole lõpus saite seal 2-1 eduseisu ja teine poole teil taganttuul, aga millest siis ikkagi tuli, et ei suutnud sealt punktigi kätte saada? No eks seal oli selles suhtes, et ma usun, et
Nõmm tegi seal paar päris head tõrjet ja me tegime seal korra päris palju nagu vahetusi ka, et ma usun, et see lõi võib-olla ka meid hetkeks nagu võib-olla siis rütmist välja, aga noh, jällegi klassika, et vaatame asjad üle ja eks me peame siin korrektuurid tegema, et meil on palju uusi mehi ja võib-olla see klapp ja tunnetus ei olnud nagu nii ja noh, lõpuks on see, et isegi selline ilm on, et siis siin on vaja kurdi hammastega lihtsalt kinni hoida ja võidelda ja see, kes lõpuks rohkem võitleb ja tahab, et see selle asja siit kätte saab. Teil uutest meestest rääkides, siis keskkaitse Pedro Manuel jäi mulle täna positiivsest küljest silma, et kuidas sa hindad teda seal enda ees keskkaitses? Ai, absoluutselt, et väga hea mängumees. Ma usun, et võitlustes ülitugev, samamoodi jalaga kõik väga tipp-topp, et ma usun, et on ägedad täiendused see aasta. Mis teil seal nende väravast lahti mängisite, siis tegite vahepeal seal petteks seal üle jookse, et mis teil sellega plaan oli? Noh, eks seal oli plaan vastane liikuma saada, et ma usun, et kui seal järgi vaadata, siis natuke liikuma me selle keskvälja saime seal. Sul endal homme sünnipäev, kas siis natukene mõrum pidu tuleb, kui tulemusest tingituna, kui oleks muidu tulnud? Kindlasti jaa, et ma usun, et täitsa nii mõru, et jätab peo üldse täitsa ära ja usun, et on mõistlik minna teha üks korralik trenn homme ja järgmine nädal juba uus mäng. Kokkuvõtteks 2 mängu, 2 nappi kaotust. Kas näed, et ikkagi lootust on ja asjad liiguvad paremuse suuna? Ai, muidugi, hooaja algus ja mõtlen, et meil on nii palju uusi mehi, siin iga asi natukene võtab aega, et eks meil need pusletükid loksusid küllaltki lõpus alles nagu paika ka, et ma usun, et tuleb aega anda ja paneme täiega edasi. Olgu, aitäh, edud. Ja tuleb siia ka Rasmus Talu Kuressaare poolt, tule sammukene lähema. 3-2 võitena. Kuidas teil õnnestus siis see mäng enda kasuks kallutada? No ma arvan, et esimene poolek oli suhteliselt meie kontrolli käes nagu, et ma ei usu, et Tammekal tegelikult nagu endal väga mingid nagu võimalusi tekkis. Lihtsalt me lõime esimesena ära, on ju, ja siis lihtsalt lasime enda eksimustel lasime need maksma ja Tammek sai 2 väga kerget väravat. Rääkisime pärast esimest poolega asjad üle, et kuidas me peame minema vastu teisele poolejale. Tegime seda hästi, lõime 2 väravat ja ma arvan, et ka teine poolega oli täiesti meie käes, et Tammekal ei olnud väga võimalust täna. Seal teise poole ja esimeses pooles tundus, et Tammekal ikka üht-teist oli, et seal Nõmm paar tõrjet pidi ka tegema, aga lõpus kuidagi te nagu vahetusi ka ei teinud, aga suutsite nende samade 11 mehega kuidagi energiat leida, et kuidas te selle energia uuesti välja võlusite? Ei jah, meil on väga tugev koosseis, ma ütleks, et me alati anname endast kõik ja pingutame, et ma arvan lihtsalt selle motivatsiooni ja tahte pealt me suudame nagu nii palju rohkem panna lihtsalt, et kindlasti tekib mingi väsimus ka lõpuks muidugi, aga jah, et me suudame nagu selle tahte pealt, ma arvan, lihtsalt hästi palju nagu pingutada. No, kuidas lõpus seal pingi pealt vaadates, kas oli suhteliselt rahulik, et Tammeka nagu sellist väga suurt survet ju teile seal ja palju võimalusi seal lõpus ei tekitanud? No päris rahulik, ma ütleks, et siiski ei olnud, et alati on nagu hooaja alguses see suur tahtmine saada need esimesed punktid ja siis ikkagi nagu on mingi selline natukene selline väike närv sees, et need saada. Aga ja poisid hoidsid nagu väga tublisti kaitses ja Tammekal õnneks ei tekkinud seal lõpus ühtegi sellist konkreetset võimalust. Räägi sellest enda väravast ka, et kirjelda seda olukorda natuke. Sain palli
Mõned minutid enne just olin teinud sama liigutuse, et teen sellise pette, et hakkan lööma ja siis võtan puute veel edasi. Tegin sama asja ja siis nägin, et taganurk oli vaba ja lajatasin sinna ja niimoodi oligi. Eelmisel hooajal Kalevi eest Premium-liigas väga palju võimalusi ei saanud, et kuidas nüüd tundub siin Kuressaares, et oled hästi sisse sulandunud ja 3-aastase lepingu ju teenisid, et kas kõik sobib siin ja tuleb päris hästi välja väljakul? Ja, ma arvan, et see aasta siin Kuressaares on kindlasti palju parem kui eelmine aasta oli Kalevis. Seal olid jah teatud asjad, mille taha jäi see väljakukkumine ja mitte õnnestumine, aga ma arvan, et see aasta Kuressaares on meil kõik asjad, ütleme, korras ja paigas, et Kalevis seda eelmine aasta ei olnud ja ma arvan, selle taha jäi ka see väljakukkumine, et see aasta Kuressaarega, ma arvan, meil on see olukord palju parem kui eelmine aasta siis Kalevil oli näiteks. Aitäh, edu!